Annu ja Tannu ööbivad telgis. Elasid kord Annu ja Tannu. Nad olid õde ja vend. Nendega koos elasid selles majas ka ema, isa, koer ja kass. Annul ja Tannul oli selles majas ka oma tuba. Seal oli 2 voodit, kus nad iga öö tudusid. Aga ühel soojal suvepäeval tuli neile mõte, et täna öösel võiksime magada hoopis telgis. Isa panigi aeda telgi üles. Kui saabus öö ja taevas paistis kuu, oli aeg minna telki magama. Annu ja Tannu tõid kõigepealt 2 madratsit. Nad panid need madratsid telki. Seejärel andis ema neile tekid, et kui öösel hakkab natuke jahe, saavad nad teki peale tõmmata. Annul ja Tannul oli kõht natuke tühi ja nad palusid emal valmistada neile õhtusöök. Ema oli lahkesti nõus ja tõi neile sööki ja jooki. Joogiks oli maitsev kummelitee. See oli Tannu lemmiktee. Kui toit oli söödud, oli aeg pesta hambad. Seejärel tahtsid Annu ja Tannu minna telki magama. Nad läksid madratsite peale pikali ja jäid und ootama. Annul tuli mõte lugeda mõni muinasjutt. Annu luges esimese muinasjutu ja Tannu luges teise muinasjutu. Aga siis kuulsid nad metsast mingisugust häält. Annu hakkas kartma ja tõusis istukile. Nad otsustasid asja uurida. Tannu oli julge ja läks telgist välja. Aga muretsemiseks ei olnud üldse põhjust, sest see oli hoopis väike orav, kes istus kuuseladvas ja näris käbi. Lähme tagasi magama. See oli kõigest üks orav. Soovime talle head ööd. Head ööd, orav! Nüüd olid lapsed jälle telgis ja oli aeg magama jääda. Aga uni ei tahtnud ikka kuidagi tulla ja järsku kuulsid nad haugatust. Auh, auh! Seekord hakkas kartma Tannu. Ja Annu otsustas, et läheb asja uurima. Ta tuli telgist välja ja nägi, et see oli nende koer Muki. Auh, auh! Mukil oli selline nägu peas, nagu tahaks ta süüa. Annu andiski Mukile paar vorsti, mis õhtusöögist järgi olid jäänud. Kui Muki oli vorstid ära söönud, lasi Annu ta tagasi tuppa. Nii, nüüd saame küll magama minna, ütles Annu ja läks telki. Kui nad jälle magama üritasid jääda, kuulsid nad õues näugumist. Miau! Nad otsustasid koos vaatama minna. See oli nende kass Miisu. Miisul oli janu. Tannu tõi toast vett ja andis Miisule juua. Kui Miisul oli janu kustutatud, viis Tannu Miisu tuppa tagasi. On see vast alles seiklus, mõtlesid lapsed. Loodetavasti on nüüd nende häältega kõik ja saame minna magama. Lapsed olid nüüd juba väga väsinud, et jäid kohe magama nii kui nende pea patja puudutas. Ja kuigi õues hakkas prääksuma üks part, prääks, siis lapsed magasid nii magusat sügavat und, et nemad seda enam ei kuulnud. Saabus hommik, sinitaevas paistis päike ja lapsed tõttasid tuppa, et vanematele nendest seiklustest rääkida.